Ja ma küsin enda käest ka, et kas me peame iga päev kirjutama sellest, kellega BSH parasjagu suhtes on või arvab, et ta on suhtes või kas kellel on uus soeng või kellega ta käib või mis tal parasjagu seljas oli. See on siiski kahjuks ärimudeli osa ja ma saan aru, miks see nõnda on, sest neid uudiseid loetakse metsikult. Ja kui neid ei loetaks, me ei teeks neid. Ehk siis nendel uudistel on oma tarbijaskond. Mina või sina või keegi teine ei pruugi selle lugejaskonna hulka kuuluda, aga neid loetakse metsikult. See on tõsiasi. Seda ei saa muuta. Et kui me ühel heal päeval otsustaksime, et me selliseid uudiseid ei tee, siis me jätame Delfi lugeja ilma sellest meelelahutusest, eks ole. Et mina olen viimane, kes ütleb, et kroonika tuleks kinni panna või et me ei peaks selliseid uudiseid üldse tegema. Meelelahutus, ajakirjandus on ajakirjanduse osa. Ja ma arvan, et selles ei ole midagi häbiväärset. Need inimesed, kes neid uudiseid loevad, nad on olemas ja neid on palju.